Mul on kodus 2 last, 5 ja 7-aastased. Ja mu poeg on viimased paar aastat väga intensiivselt rääkinud või küsinud, et miks me ei ela maal. Et kui valida, tema pigem elaks kindlasti maal kui linnas. Ta tahab väga tihti minna vanaisale külla, kes elab maal, ta tahaks teha igasuguseid kalal käia, puukuuris toksida, matkata, meisterdada. Ja need jutuajamised natukene teevad mulle haiget, sest ma mõtlen, et see on natukene minu teha, et miks me siis oleme teinud sellised valikud, miks me elame linnas. Nendel on teatud põhjused, aga see on pannud väga palju läbi laste siis mõtlema kuidagi looduse peale. Ja kui ma loen neile õhtuti Astrid Lindgreni, hakkasin lugema Pullervilapsi ja Vahtre Memmilit, ma sain sellest nii suure elamuse, sest see, kuidas see kirjanik kirjeldab loodust ja loodusega koos olemist ja üks olemist, see tuletas mulle meelde, et minu lapsepõlv oli selline, nagu oli Pullervi lastemaailm. See oli loomulik, et me kuidagi saime selle toidu sealt põllult ja me kasutasime selle kõik ära ja ma olin terved suved maal vanaema juures ja see tunne, mis ma siis läbi nende lugude lugemise ja lapsed kuulasid ja ma sain aru, et nad kuulavad väga huviga, aga nad ei ole seda kogenud või kas nad saavad seda kogeda. Ja see tekitas sellise kui küsimärgi, et kas see on minu teha, aga kas nad saavad seda tulevikus kogeda sellisel määral, nagu mina sain. Ja ma mõtlen kuidagi Eesti peale, Eesti on nii väike ja meil on, see mets on nagu nii suur väärtus, see on meie nagu turismimagnet, mille pärast tullakse siia, mille pärast võiks tulla, mille pärast meie ise võiksime veeta aega metsas, mis on põhimõtteliselt nagu retreati koht või see on nagu spa, et sa ei pea minema selleks, me ei pea ehitama spaasid, et seal olla soojas vees, vaid olla lihtsalt metsas, päev otsa saada see hingeline mingisugune puhastus. Ma isegi võib-olla olin ise seal ära unustanud, kui oluline see on, aga läbi laste see tuletab mulle väga tugevalt meelde, kui väga me seda vajame. Kui oluline see on. Et see on nagu loodus või mets, see on mitte lihtsalt turismimagnet, vaid olemise magnet.